Jah, no sotsidega see häda on, et kui suu lahti teeb, siis hakkab vale tulema. See võlts poos, mis siit meile sellest ettekandest jäi, lihtsalt on õudne. Mingisugustest enda vigadest absoluutselt ei saada aru ja muudkui heidetakse ette teistele, et teil on oligarhid ja teil on mingisugused palgid silmades, aga ühtegi palki ei kirjeldata, ainult oma probleemid on neil, millega nad maadlevad, mida ei tunnistata. Et see on ikkagi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees, kes tuli võltsitud arvega Riigikogu raamatupidamisse, võttis sularaha välja, maksis kommikarbis selle, maksusid maksmata teise töö eest, kui ta seda oli kusagile mujale rääkinud. Et niisugust skeemitamist ei ole ühegi teise erakonna juht teinud. See oli Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kelle esimeheks tõsteti Jevgeni Ossinovski, tema isa oligarhi Oleg Ossinovski rahadega. Kahe peale kokku on nad viimase 10 aasta jooksul seal suurusjärgus 335 000 eurot andnud erakonnale. Aga kõige rohkem sel ajal, kui Jevgenit erakonna esimeheks upitati. See on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes mitte nii väga ei tee poliitikat annetuste toel, vaid teeb poliitikat maksuraha toel. Et kui me mõtleme selle peale, et Tallinnas oldi võimul mitte väga kaua, aga selle aja jooksul siis sotside tehtud erakool riigist või munitsipaliseeriti, linnale võeti kool, kus käib 16 õpilast. Kõik need õpilased on seotud sotsidega ja siis järsku sinna suunatakse 14 miljonit maksumaksja raha, Tallinna maksumaksja raha, siis sellega võrreldes igasugused annetused, on nad Parvel Pruunsillad, Urmas Sõõrumaad või ka isegi Oleg Ossinovski, kõik kahvatuvad sellega võrreldes. Et selle avaliku ressursi kõrvale toimetamisega nad absoluutselt ei tegele, sellest nad isegi ei räägi. Need on sotsid, kelle kandidaat Raimond Kaljulaid võttis vastu Vene krüptoärimeeste raha, aga Vene krüptoärimees tegelikult on ju koodsõna Vene rahapesijad ja kui sa Venemaal raha pesed, siis sa suure tõenäosusega teed seda riigi katusega ehk siis organite või struktuuride heakskiiduga, ehk siis tegelikult on see minu hinnangul Vene luureraha, mida meile siis nii-öelda krüptoärimehed sotsidele andsid. Et need on sotsid ja siis nad tulevad siia võitlema mingisuguse kahtlase rahaga poliitikas. Jumal hoidku, enam kahtlasemat erakonda, enam kahtlasema rahaga erakonda kui sotsid Eestis ei olegi. Pole olemas. On otseselt oligarhid, otseselt on mingisugused Vene krüptorahad, on Vene oligarhidega äri ajavad Eesti oligarhid, kes siis sotse rahastavad ja siis siin tehakse mingit poose sellest, kuidas meie oleme mures sellepärast, et poliitika ikka ei ole piisavalt puhas. Ma võin teile öelda, EKRE rahaasjad on puhas nagu prillikivi. Sotsid on need, kes peavad oma enda asjadega tegelema, aga selle seadusega muidugi midagi paremaks ei tehta. Lihtsalt sellest seadusest paistab välja veel üks sotside igiomane omadus. Kõike tuleb keelata ja käskida, kõigil teistel tuleb kogu aeg urgitseda, nina nokkida ja reeglid, keelud, käsud, mis siis tehakse, tuleb välja on sellised, mis aitavad neid. Et ma olen nõus, et me ei kaide praegu tagasilükkamist, et ma loodan, et see eelnõu sureb teisel lugemisel, aga sinna ikkagi võiks sisse kirjutada veel ühe paragrahvi, et siis võib-olla hakkaks isegi seda seadust tõsiselt võtma. Et paragrahvi, mis kohustab Delfit ja ERR-i hakkama tegema sama palju propagandat EKRE-le, kui ta täna teeb sotsidele. Siis mul raha enam üldse vaja ei läheks erakonna juhina. Mul enam ei oleks mingit raha vaja poliitika tegemiseks, sest Delfi ja ERR teevad juba ära kõik minu töö. Mis nii viga on käia ringi öelda, et ideed peavad lugema. Teil isegi koos ERR-iga, koos Ossinovski rahaga, koos Delfiga, koos ära virutatud kuluhüvitistega protsent kuidagi ei kasva, nii et ei ole teil need ideed ka midagi väärt.